Mina olen siis Voldemar, et järjekordselt tulen teie juurde siia oma mõtteid jagama, seda, mis mul südames on. Ise mõtlesin, et esimese 30 kristluse aasta jooksul olen jutlustanud mingi 2-3 korda, nüüd viimase 4 kuu jooksul juba teist korda, et ilmselt kas maailm hakkab otsa saama või minust hakkab jutlustaja saama, no üldiselt 1-3, on ju. Aga jah, jagan seda, ma nüüd ei hakka mingit doktriini jagama, ma jagan järjekordselt seda, mis mu enda südames on, millega mina vaevlen ja ehk teilegi see kõneleb ja annab mingisugust motivatsiooni mõelda ja edasi liikuda. Mul oli siin üks kirjakoht, mida ma panin viimaseks, aga ma mõtlesin, et ma loen seda ettepoole, et esimesena, et siis vähemalt teil kõigil on selge, kuhu me tahame välja ujuda. Et see nagu eesmärk, sest need käänud võivad siin olla minu mõttekäikudes erinevad ja võib-olla tundub, et mis asja ta nüüd räägib, aga see on see, kuhu ma tahan välja jõuda ja see on 1. Korintlaste 2:9. Kuid nõnda, nagu on kirjutatud, mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdametesse ei ole tõusnud, selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Aga meile on Jumal selle ilmutanud vaimu kaudu, kuna vaim uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused. Et selles kirjakohas on selgelt näha, et eelduseks on Jumala tundmine, temaga osadus, tema armastamine, et sel juhul on sul võimalus näha neid asju, mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud. Aga sellega on ka see kummaline lugu, et kui sa jätkad elamast nii, nagu sa muidu elad ja teed seda kogu aeg, mida sa oled eile teinud, aga suure tõenäosusega, aga siis sa seda ei näe ka. See fakt, et Jumal on seda ette valmistanud, eeldab seda, et sa teed need mugavustsoonist väljaastumisi üsna julgelt ja vägevalt. Paned võib-olla mööda ka järjekordselt, aga Jumal juhib ja jõuad õigesse kohta. Aga lähme nüüd selle juurde, kus ma tahaksin alustada. Paljud teist Lootuse festivalil olid? Päris palju. Et minu arust suht vägev üritus oli. Mulle nagu meeldis, ma istusin ja imetlesin seda. Ja vaatasin seda korraldust ja minu arust igati mõnus üritus, aga nagu tihti juhtub, ma ei tea, kas oli see püha vaim või minu rikutud mõistus, aga üks mõlte selline sähvatus nagu tuli ja ma olin ise nagu üllatunud sellest ja jahmatanud ka, et ma vaatan seda, just oligi see koht, et ma istusin ja imetlesin, oli ülistuse ajal, vaatan seda rahvamassi, vaatan, kui hästi see kõik korraldatud on, palju neid seal vabatahtlikke on, seal ees, tiimid, värgid, palved toimub, kõik on nagu ilus. Aga ma istun seal ja mul tuleb see mõte, aga kas see ongi kristluse sisu? Kas see on selle tipp, see püha maa, kuhu me tahame jõuda? Ja ma pidin korraks niimoodi jahmatunult nagu maha istuma ja mõtlema ühest küljest nagu jah, kindlasti, aga teisest küljest midagi on puudu ka. Ja selle peale ma edasi mõtlesingi oma südames. Oletame, loomulikult see on evangeelne koosolek ja sellel on oma standardid ja kohe ütlen ju, et ma igati olen tänulik, et nad seda teinud ja isegi ainult üks inimene oleks seal päästetud saanud. Ma arvan, see on kõik seda väärt, et seal 5000 inimest tuleb kohale ja teevad seda, mida nad teevad. Aga kuhu mina jäin pidama on see, et kui paljundame seda, ütleme, kas selle 5000 inimesele oleks 60 000 inimest, kas siis on see tipp? Ka mitte päris. Oletame, et inimesed seal massiliselt saavad terveks ees on ju ja imetähed sünnivad. Kas see on siis see? Mõtlesin natukene, aga päris ei ole ikka see, midagi ikkagi jääb natukene puudu. Ja ma jõudsin ikka sellele kohta, et mis probleem on ja ma arvan, see on probleem võib-olla meie kristlusega kui sellisega, on see, et enamus meist on pealtvaatajad. Ja selles mõttes ma arvan, et see ongi see puudu, et ma loen siin varsti kirjakoha ka, mis meil Kütsiga on nagu väga kõnetanud ja mida me oleme üritanud aastaid juba kätte saada ja üritame, aga just see, mul pärast tuli ka selline mõte või pilt on ju kristluse ihust ja ma nüüd igatepidi ärge mõelge, et ma nüüd tahan kuidagi halvustada seda kõike, aga ma lihtsalt tahan öelda, et mis võiks veel olla selle seisukoha pealt, et just see, et ma arvan, me kristluse ihuga me vaevlame tegelikult lamatiste haiguses. Sellepärast, et me oleme
nii-öelda istume piltlikult diivanis ja vaatame telekat. See on see pilt nagu suures pildis nagu Krista. Ma ei mõtle meid Nõmme kogudus, ma arvan, me Nõmme kogudusega oleme tunduvalt paremas seisus kui enamus, aga nii-öelda kui üldistada, siis ma arvan, meil kui Kristuse ihu kui selline, meil on see probleem, et meil silmad töötavad, kõrvad kuulavad, aju on täielikult välja lülitatud tihtipeale ja käsi võib-olla ka liigub sinna chipside kallale, et meil nagu osaliselt, aga suur osa ihust on lihtsalt valutab, punetab, sööb antibiootse ja tahab valuvaigisteid. Et see on nagu see, kus me oleme tihtipeale ja ma arvan, mis selle jaoks on vaja teha, on see, et me hakkame liigutama, et me lähme välja. Ja see kirjakoht, mis meid on nüüd kõnetanud väga ja mida oleme, see on 1. Korintlaste 14:26. Mis siis nüüd, vennad? Kui te kokku tulete, siis on igal ühel midagi, kas laulu või õpetust või ilmutust või keeltega rääkimist või tõlgitsemist, sündigu see kõik koguduse ehitamiseks. Ja ma arvan, et siin ongi minu jaoks see võtmesõna, siin on igaüks. Ja see ongi see, et miks Külvi on neid ülistus- ja palvekoosolekuid teinud, just selle jaoks, et õhutada meid kõike ülesse, et me igaüks võtaksime kätte. Ja loomulikult neid rolle, nagu me siin nägime kirjakohtusse, ma loen seda võib-olla pärast uuesti ka, et mul on ta ka nendest vaimuandidest, igal ühel on oma roll ja koht. Aga kui me kokku tuleme, siis igal ühel on midagi. Ja siin jälle peaks ka panema, võib-olla natukene seletama, et kui ma vaatan meie kogudus praegu, no meid siin on umbes 100 inimest, et kui meist igaüks hakkaks nüüd rääkima ja midagi tegema, see siin päris vist ei töötaks. Midagi nüüd siin ragiseb väga. Aga ma arvan, et kui väiksemates gruppides, siis seal ta toimib. Ja see on see, mis ma nagu tahakski millest rääkida, on need võib-olla väikegrupid ja see lisaks sellele, et need koosolekud, neil on oma kindel eesmärk, miks me siia tuleme ja miks me teeme, seda saab parandada, teha ilusamaks ja kõike seda, aga ma arvan, et suur osa Kristuse ihu elamisest peab väljaspool seda toimima. Et need kirjakohad saaksid täide minna, seda peab tegema teises keskkonnas, teistes oludes. Et siin ongi see, et igaüks, ja et kui vaadata isegi ajalooliselt, kui Paulus seda kirjutas, ega kogudused tol ajal, see kogudus oleks juba väga suur olnud. Enamasti nad kogunesid 20, maksimum võib-olla 50 inimest oli koos. Ja siis selles keskkonnas juba saaks seda kõike teha. Et kui vaadata isegi, käisin Iisraelis mingi nüüd paar aastat tagasi, et see oli nagu üllatav, et kas keegi on Iisraelis ka käinud? Et kas keegi jõudis sinna Kapernauma linna ka, sinna varemetesse? No mind nagu jahmatasse. Et selles mõttes, et ma mõtlesin, kui loed piiblist, mõtled, Kapernaum, et selline vägev suur linn. Aga siis lähed nendesse varemetesse ja ma ei tea, ma võib-olla 3 minutiga kõndisin nad kõik läbi. Et selles mõttes see suurus, meil tekib see pilt, me paneme seda oma tänasesse päeva, aga tol ajal kogudused olid väiksemad, linnad olid väiksemad, ma vaatasin isegi järgi, et tol ajal arvatakse, et Kapernaumas elas mingi 1000 inimest võib-olla. No see on mingi küla. See on külaelu sisuliselt, kuidas näas. Kui seal midagi toimus, siis tõesti kõik teadsid, et selles mõttes see nii-öelda infrastruktuur ja kõik oli hoopis teistsugune, kui meie seda ette kujutame. Ja ma arvan, sellepärast ka need kirjakohad tihtipeale on teistsugused, mis meile tulevad ja mismoodi nad töötavad ka. Ja meie siis puhul, ma arvan, oleks ka, et õnneks meil siin Nõmmel on väiksed grupid, on ka diaakonid nüüd paika pandud, et igaüks saaks võtta kätte, et kindlasti seda ära kasutada. Nii, aga kui võtta niimoodi kontseptuaalselt jälle piiblis, siis seal olid suured koosolekud, et vähemalt kaudselt seda lööb välja, et nad kogunesid templis Saalomoni, mis iganes ta oli seal käigu juures, sammaskäik. Et seal toimus nii-öelda apostlite õpetus. Ja see on see, mis nagu meie teeme koosolekud täna, et keegi tarkpea siin siis tututab, nagu mina täna, või mõni targem, mõni teine kord, aga enamasti inimesed istuvad ja kuulavad. Aga siis suur osa elu toimus tegelikult just väljaspool. Ja kui me loeme, siis tegelikult nad kogunesid alguses iga päev ka, et neil iga päev toimus
toidu jagamine, kui me näeme, ja siis üks kirjakoht ka siin Apostlite 17:11. Need olid ülamad kui Thessalonika juudid. Nemad võtsid sõna vastu kõige hea meelega ja uurisid iga päev kirjast. Kas see on nõnda, nagu kuulutati? See ongi vist ainuke kirjakoht, mis ütleb on ju sellest igapäevast ja ma arvan, kui vaadata meie elu, ma ei ütle, et me peame nüüd iga päev kokku saama, aga mida ma tahan öelda on see, et ma arvan, peab olema midagi natuke rohkemat ja juurde lisaks sellele, mis me siin pühapäeviti teeme. Sest siis sa saad kasvada ja sügavamalt tundma kogudust ja et siin selles samas kirjakohas, seal ütleb ka edasi, et 29. salmis, aga prohveteist kõnelegu 2 või 3 ja teised arvustagu. Ja kui kellegi teisele, kes istub, ilmutatakse midagi, siis olgu esimene vait, sest te võite kõik ükshaaval prohvetlikult kõneleda, et kõik õpsiksid ja saaksid trööstida. See on jälle seesama punkt, et ma arvan, et kus me igaüks, siin ütleme, et igaüks saaks, see eeldab võib-olla väiksemat gruppi, kus sa saad, aga seda on hädavajalikult vajada, et sa kasvaksid kristlasena, sest ega see, et sa seda teed, üks asi on see, et loomulikult, et sa ise kasvatad, aga kui sa näed, miks see siin öelda, on see ka koguduse heaks. Et me ka Külviga oleme seda näinud, oleme palju väikegruppe teinud ja tegelikult kõige sellised, kuidas see nüüd õige sõna eesti keeles oleks, et parimat tasu vaimselt, sa saadki seda, kui Jumal hakkab liikuma teiste inimeste eludes. Et sellel nagu ei ole väärtust, et me tihtipeale alustasime gruppi mitte sellepärast, et meil oli nii palju õpetada või öelda, vaid me olime ise näljased. Ja ma arvan, et see ongi võib-olla ka sinu puhul, kui sa tunned ennast näljasena või sul on midagi südames, mida peaks tegema, siis hakka tegema. Hakka liikuma, hakka midagi juurde mõtlema. Me veel jõuame sinna võib-olla hiljem natukene, aga meie puhul oligi see, et me alustasime neid gruppe. Algul võib-olla olime need, kes me käivitasime, rääkisime, aga siis mõne aja pärast hakkasid nägema, kuidas inimesed elustusid ja neil hakkas ka tulema, nad hakkasid rääkima, suhtlema ja see oli see kõige parem osadus, kui sa tuled kokku ja inimesed päriselt, sa näed, kuidas Jumal teeb ja see paneb sind käima ja seda võiks nimetada eluringiks. Et see, mis mina ütlen, paneb sinus midagi käima, see, mis sina mulle vastu annad, paneb mind edasi käima ja me lähme edasi ja edasi ja edasi. Ja samamoodi tegelikult töötab ka surmaring, kui sa nii mõtled, on ju. Kui sa lõikad midagi katki, jätad pooleli, solvud, pahandad ja teed ja siis on ju teine hakkab ka selle peale solvuma, pahandama ja tegema ja see läheb jälle vastupidi allapoole. Aga need ringid on, ma arvan, olulised ja neid on vaja ka teada. Ja see on see Jumala vähemalt versioon sellest, kus sa hakkad neid ringe tegema. Siis selle spontaansuse juurde ka ja ma arvan, et me kirikutes, kui ma niimoodi ütlen, et meie üks tugevus on see regulaarsus ja positiivsus, et selles mõttes, et koosolek on alati pühapäeval kell 11, see on tunduvalt üks positiivsus, aga teisest küljest see on ka meie nõrkus. Et kui sa pead jälle nädal aega ootama selle jaoks, et kui sul päriselt abi vaja on, et siis sa pead nautama, et kuni saab sinu eest keegi palvetada, siis selles on ka probleem, ma arvan. Et mul nagu, kui ma loen apostlite tegusid või evangeeliume, siis see kogu lugu ei tundu üldse olevat sellist nagu maitset ei jää külge, et Peetrus ütleks, et samas kohas, samal päeval, samal kellaajal paneme edasi. Võt ei ole seda tunnet, et seal on ikkagi see elu, loomulikult need on eraldi olukorrad ja ma saan sellest aru, aga see maitse jälle selle juures on ka see, et nad liikusid, kogu aeg toimus midagi. Jeesusel ka ju, et tema tegi suuri koosolekuid, oli väikseid koosolekuid ja kõike muud. Ja see, nagu ma arvan, on vaja meil ka õppida. Me küll räägime palju sellest, et kogudus on organism, aga samas struktuuriliselt ja organisatsiooniliselt vist jäigemat organisatsiooni ei ole olemas. Selles ma arvan, et meil on vaja ikkagi natukene elustada ja leida neid võimalusi, kuidas see paindlikkust
oma eludesse tuua. Ja ma arvan, siin Nõmmel me vähemalt leiutame, üritame ja teeme seda ja ma lihtsalt ei taha öelda, nagu eesmärk ei ole öelda, et kui pahasti meil kõik on, aga see just, et me vaataksime neid järgmiseid suundi, kuhu ma arvan, me võiksime laiendada. Siis kui me mõtleme jälle Jeesuse aegadesse, mis Jeesus meile ütles Matteuse evangeeliumi lõpus? Keegi mäletab? Just, et ta ütleb, et 28.19. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida ma olen teil käskinud ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Siin on ka see termin jüngriteks tegemine. Ma arvan, et seda just vaadates üle maailma, elades USAs, ma arvan, et see on see koht, kus kogudus lonkab kahe jala peale. Et me teeme koguduse liikmeid. Et meil on need, kes tulevad palju kohale ja see nagu innustab seda ja kui paljundada seda, teed seda 10 000-seks, 20 000-seks, ikkagi on see sama, et meil on liikmed. Aga jünger on midagi muud. Kui sa vaatad, kuidas Jeesus valis jüngreid, see oli tema otsus, see oli teadlik tegevus. Suundus, see ei ole nii, et lihtsalt vaatame, kuidas kukub välja. Et selle jüngriks olemine, ja see on nagu vastastikune, aga need jüngrid ka enamasti, kui sa loed evangeeliumites, siis nad otsisid messiat ka. Et see on see, kus need kokku nagu tulevad. Ja ma arvan, et üks point ka, mida tasub, mis meile nii-öelda maailmast mõtteviisina tuleb sisse, et kõik peavad olema võrdsed. Et meil see võrdsuse moment on alati ka äärmiselt tugev. Aga kui sa vaatad Jeesus, kuidas tema õpetas, tal olid järglased, neid seal oli, ma ei tea, 100 võib-olla, kes teda järgisid, siis ta olid need jüngrid, kes oli 12, siis nende 12 seas olid parimad jüngrid, need 3, Johannes, Peetrus ja kes see 3 seal oli? James. Jaakobus eesti keeles õige. Ja siis nendest 3 vähemalt selle ühe nimetab ennast ise, et ta oli kõige lemmik. Johannes on, et oma evangeeliumites ta seda väga rõhutab seal. Ja see näitab seda, et need suhted olid erinevad ja erinevatel eesmärkidel nad kohtusid ka. Et see elu, see jüngri üles ehitamine, kui sa vaatad, ma ei kujuta ette, et Johannesest või Peetrusest oleks saanud apostel, nagu nad olid, kui nad oleks ainult pühapäeviti Jeesust kuulamas käinud. Ma arvan, et see, et nad olid temaga koos järjekordselt kogu aeg, see on arm loomulikult, et Jumal andis neile sõjale võimaluse, aga see ehitab midagi ülesse. See koos olemine, isegi, ma ei tea, kindlasti ei olnud Jeesus kogu aeg palvetanud ja ülistuskoosolekuid teinud. Nad viskasid nalja, reisisid, tegid kõike muud, sõid palju, vähemalt seda on piiblis kirjas, ja see on see koos elamine ja see annab üle. Ja ma arvan just see, kui sa vaatad ükstapuha mingi suurte inimeste autobiograafiaid või vaatad intervjuusi nendega, siis ma olen alati tähele pannud, et päris paljudel on alati olnud keegi üks, kellega nad olid, kelle jüngrid nad tegelikult olid. Nad võib-olla ei nimeta seda niimoodi, aga on alati see üks inimene, kes nendesse investeeris, kellega nad olid koos, kellega nad tegid midagi. Ja seda ma nagu tahakski meile kõigile nagu julgustada, et me leiaksime endale need inimesed. Ja need, kes on juba 10 aastat siin kojunud, võib-olla peaks otsima, et võib-olla on keegi, kes vajab seda, mis sul on. Eks see käib siis vastastikku ka. Räägime ka võib-olla nendest vaimuandidest ka natukene. Me siin isegi see sama kirjakoht siin oli. Ma vaatan, kus ta mul on. Just 1. Korintlaste 12.4. Armuandides on küll erinevusi, aga vaim on see sama. Ja teenimisviisides on erinevusi, aga issand on see sama. Ja väevalduses on erinevusi, aga Jumal see sama, kes teeb kõike kõiges, aga igale ühele antakse vaimu avaldus ühiseks kasuks. Järjekordselt siin on see igale ühele. Et kui palju teist teavad, mis on teie vaimuand?
mõni käsi tuleb, väga hea. Aga ma arvan, see ongi see probleem, et siin ütleb, et igaüks meist on. Igal ühel on vaimuand. Piibel ütleb, et mõnedele andis. Mõned on apostlid ja pastorid ja kõike muud, aga igale ühele on antud. Ja siin nagu tahaks kohe meelde tuletada ka seda Jeesuse tähendamist sõna andidest, mis seal juhtus. Et ühele anti 10, teisele 5, ühele 1. 10-5 olid tublid. See 1 arvas, et issand on kuri ja mattis ära. Ma arvan, et meie maailmas tegelikult me oleme 4. kategooria sinna ka välja mõelnud ja ütleme, et aga ma ei saanudki midagi. Et see on nagu meie enamuses variant. Ja tegelikult ma arvan, et selle vastu nagu tulekski ja neid ande, aga samas, kui me siin oleme järjekordselt, ega me ei jõua elu sees iga ühega tegeleda, et sinu vaimuandi leiutada, mis asi see on. No mulle üks tuttav kunagi ammu ütles, et saada aru, et sul vaimuand on ja ta tõi näiteks tervenemisanni. Ta ütles umbes sellise lause, et kui sa ei ole 100 inimese eest palvetanud, ega sa tegelikult ei tea, kas sul on see and või mitte. Et meie juba esimest korda midagi teeme, oi, mul ei ole. Et selles on vaja, neid ande tuleb praktiseerida, neid tuleb õpetada, neid tuleb aktiveerida. Ja seda jälle sa ei tee selles keskkonnas, seda tuleb teha mujal, teistel aegadel, teistes vormides, võib-olla üks ühele rääkides oma vaimuliku juhiga ja kes iganes sul on, väikegruppides. Ja see ongi see, et minu väljakutse lõpuks, et me kõik leiutaksime, kuhu seda mahutada. Sest isegi nende tervendusandide puhul olen mitmes raamatus lugenud, et need inimesed, kes on kuulsad tervendajad, see ei ole ükskord, vaid on mitmel see lugu, et Jumal ütleb neile, et ma annan sulle tervenemisanni, nad rõõmsalt hakkavad pihta ja mis juhtub? Inimesed surevad järjest. Ja neil ongi, need palvetavad sadadete inimeste eest jätkavatult, vähemalt nemad olid need ustavad ja tublid. Ja üks hetk äkki hakkab tööle, ei see ongi niimoodi, et kõik saavad terveks. Aga see eeldabki just seda, et sa tegutsed sellega pidevalt. Keegi on sul taga, kes utsitab, kes torgib sind, ütleb, küsib, aitab ja kõike seda. Aga see eeldab järjekordselt neid sügavamaid suhteid, mis on vaja meil luua kõigil. Et jah, ja see nõuab tööd, ma arvan, meil kõigilt, et koosoleku pidamine niimoodi sellega jüngrite tegemisega on tegelikult suht lihtne tegevus, et tuled, valmistad ette, läksid koju sööma, magama, mis iganes on ju. Aga see jüngerlus, vähemalt need juhtumid, mis ma olen näinud, aga see ongi see, et tihtipeale üks kuulus inimene, viimasel ajal ma olen temaga intervjuusi ja temast intervjuusi näinud on see John Wimbler, et tema oli selle poolest nagu väga kuulus, et ta just kaasas inimesegi enda kaasas, et talle nagu alati, tema on see, kes Vineyardi liikumisega läks ja ta on nagu mitmes tärkamisest osa olnud ja mis tema puhul nagu alati silma torkas ongi see, et ta alati pani teised ilmselt tööle, ta oli nagu väike pilveke noori inimesi alati kaasas ja ta pani ja töötas nendega ja oli nendega ja nad elasid tema juures ja olid seda kõike koos ja mõtlen, et võt tahaks olla sellest, et oleks mul ka, aga samas Jumal on mind kasvatanud nii, ta on ja mina ei saa kurta, et mul tänu Jumalale, mul on selline kogemus olemus, kus ma sain, isegi noore kristlasena, selline lihtne näide ka, et mul oli suur korter peale nõukogude aega, see oli suht haruldane tol ajal ja oli palju igasuguseid jutlustajaid, kes siin käisid Ameerikast, siis neil oli vaja öömaja. Ja ma siis neile rõõmsalt pakkusin. Ja see sama fakt on, aga mina ei ole selline soe ja karvane enamasti, aga sellegi poolest see andis mulle võimaluse näha neid jutlustajaid väljaspool jutlustamise konteksti. Ja meil olid väga sügavad jutuajamised, mõnegi ma mäletan ühte või 2 korda ja see on vist mulle rohkem mõju avaldanud kui 100 jutlust, võib-olla järgmise 30 aasta jooksul. Nii et järjekordselt ei ole, see ei tähenda seda, et jutlusi ei pea pidama ega kuulama, vaid sul peab olema midagi lisaks sellele. Et kui sa tahad kasvada Kristuses, kui sa tahad päris tulemusi näha, siis selle jaoks on vaja seda sügavust ja mitte laiust. Nii, kuidas meil siin ajaga on? Ega
ma arvan, ma võin siin ühe kirjakoha veel lugeda. Sest ega selle koosoleku suhtes ka, kui vaadata, siis tihtipeale ma arvan, et enda puhul olen seda täheldanud, et tekib sellise, kuidas nüüd seda võib-olla ilusamalt öelda, ütlen nii, nagu ma mõtlen, et narkomani tunne tekib. Et sa tuled siia saama laksu. On ju? Et see on nagu koosoleku eesmärk, et ma tulin siia ja see on hea, ma mõtlen, see sõltuvus, kui sul on see pühavaimu sõltuvus, aamen, saa aga rohkem. Aga samas järjekordselt, ega võt see laksu saamine, ega see ei ole eesmärk oma ette. Et, ja mis see eesmärk on, ma arvan, üks parimaid kirjakohta, mis mulle meelde tuli, on see Efeslaste jälle 4.11, kus ta räägib nendest apostlitest ja muudest, aga see ei ole see põhiosa, aga ja tema on pannud mõned apostliteks ja mõned prohvetiteks ja mõned evangeeliumi kuuletajaks ja mõned karjasteks ja õpetajaks. Ja siis see põhiosa, mida ma tahan nüüd rõhutada, et milleks ta on kõike seda teinud. Et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle. See eestikeelne versioon on selline natukene nõder mõne koha pealt, et see abiliste, ingliskeelne on service, et teenimistööle. Et see ei ole, et sa oled kellegi abiline nüüd, sa oled teenid inimesi. Et see on nagu see, mille jaoks sul on siin pastor, et panna sind tööle. Mitte selle jaoks, et sa tuleksid siia ja saaksid oma laksu, vaid et sina annaksid seda laksu järgmistele. Et siis tööle Kristuse ihu üles ehitamiseks. Et see on siis see, miks meie saame seda, et meie siis ehitaksime ihu ülesse. Ja kuni siis seniks, kuni me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala poja tunnetusele. Siin ma arvan, et tööpõld on lai ja pikk. Et sinnamaani jõuda, mõnel võib-olla on paar sammu, mõnel meist võib-olla natuke pikem tee. Aga see on see eesmärk, et me jõuaksime Kristuse täis ja see on ning täieks meheks saame Kristuse täis ja mõõtu mööda. Ja kui sa mõtled järjekordselt, kui see Kristus on, loe evangeeliumit, vaata, kes oli Kristus oma täis ja mõõdus. Et seal sa just näedki, kuidas ta teenis, kuidas ta oli ja see on see, mis Jumal tahab, et sina teeksid. Ja siis mul ka üks meeldivaid kirjakohti, mis mulle väga meeldib mõelda ja tsiteerida, on siis seal üks salm edasi 16, siis kelles kogu ihu on kokku liidetud ja koos hoitakse iga kõõluse kaasabil vastavalt iga üksiku liikme tegevuse oma mõõdu järgi ja kes teeb, et ihu kasvab enese ülesehitamiseks armastuses. Keeruline lause ja eesti keel on siin jälle üks väga selline huvitava sõnad valinud, aga eesti keel ei ole ainuke, kes siin on ja see on see kõõlused. Kui sa hakkad vaatama, mida see tähendab, ingliskeelsed piiblid, paljud versioonid nimetavad seda ka kõõlusteks, aga kui sa vaatad kreekakeelset sõna, kõõlustega ei ole seal mitte midagi pistmist, see on sidemed ja ühendused. See on see, mis see tähendab. Ja mulle õudselt meeldib venekeelse piibli tõlge, kes vähegi oskab vene keelt, südames soovitan, vähemalt võrrelge seda vene keelega. Et siin ta ütleb selle kohta, et всяких взаимно скрепляющих связей. Ja selles mõttes, kui seda tõlkides on igasuguseid üksteist tugevdavaid ja ühendavaid sidemeid. Ja see sväsi, kui ma seda loen, mina, kes sai natukene nõukogude aega maitsta, mul see sväsi on kohe nõukogude aeg. Kes mäletab, kes on vähegi olnud nõukogude ajas, need teavad, et nõukogude ajas sa ei saanud mitte midagi tehtud, kui sul ei olnud sväsi. Ehk siis teisi sõnu inimesi, keda sa tunned, on ju. Et ükstapuha ja see ongi ja tegelikult ma arvan, see on selle kirjakoha mõte, et me kõik oleme ühendatud ja just erinevate sidemete kaudu. Ja neid sidemeid tuleb luua, neid tuleb hallata, nendega tuleb tegeleda. Ja siin ongi väljakutse meie kõigile, et me hakkaksime seda tegelikult tegema ja meie ajastus, kui me isegi mõtleme, aga see on ka veel nii hulluks läinud ja
minusugusel on juba raske aru saada, kuidas see online'i maailm töötab, et kuidas seal suheldakse. Ma vaatan oma tütreid ja lihtsalt hoian peast kinni ja mõtlen, et õudust, kuidas need inimesed üldse kuhugi jõuavad, kui nad ainult arvutis suhtlevad ja neil seda päris suhtlus ei ole. Aga see on üks suur osa ihust. Ja siin ongi see minu jaoks, miks ma toon need erinevad ihud. Ma tahan ühe ka näite tuua, et meil on selles mõttes, miks ma räägin sellest koosolekutest ja asjadest, mida ma tahakski õhutada, et just neid erinevaid sidemeid luua ja mõelda väljaspool seda karpi, väljaspool seda koosolekut, et neid sidemeid võib luua igasuguseid. Meil, õnneks meil Nõmmel siin on jalgrattasõit, see on side, on inimesi, kellega jalgrattasõidul, kes isegi ei ole kristlased, tulevad, ühinevad koguduse jalgrattasõiduga ja räägivad. Siis töökohad, igasugused, kas või kudumisklubisid, ma ei tea, mis iganes pähe tuleb, loomulikult palvegrupid, igasuguseid muid asju, need on kõik sidemed, mis ehitavad üle kogudus. Ja meie probleem tihti peale ongi see, et inglise keeles on hea väljend, et square peg into round hole. Ma ei tea, mis eestikeelne sarnadus oleks, aga otsetõlkides on see, et sa üritad kandilise pulga panna ümmargusse auku. Ja ma arvan, et meie nagu teenistused tihti peale ongi see, et meil on oma vorm, mida teeme, kas ta on hea või halb, see ei ole isegi oluline. Aga küsimus on selles, et meil on erinevad inimesed ja me üritame need inimesed sobitada nüüd sellesse, mis meil vaja on. Aga tegelikult, kui me hakkaksime mõtlema seda tagurpidi, vaatame, mis on sinu and ja ehitaksime koguduse selle ümber, või selle anni ümber ja hakkaksime vaatama. Ma arvan, et meil oleksid hoopis teised tulemused ja see ongi see, mis ma tahaks julgustada sind igat ühte. Mina siin kaasa arvatud, eks me siin kogu aeg kültsiga leiutame, kuidas, mismoodi teha, on see, et kuidas on see, mis sinu sees on, kuidas see kõige paremini leiaks selle lahenduse. Et sinu sisse, nagu me lugesime, sul on antud see and, aga see peab leidma mingisuguse väljundi. Kuidas seda leida, eks selle jaoks on vaja inimesi enda ümber. Sul on vaja suhelda, palvetada, et sulle keegi vastu midagi ka ütleb. Et ma arvan, et see on see meie põhiküsimus ja võib-olla järjekordselt lõpetaks siis sellega, kust ma alustasin, et on kirjutatud, mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud, see on Jumal valmistatud neile, kes teda armastavad. Ja ma arvan, niimoodi see saabki sündima. Ega see ei sünni sellest, et me teeme seda, mida me teeme ja ma ei taha öelda, et me ei pea tegema, ma arvan, et see on super oluline, et me teeme neid koosolekuid ja see on meie tugevus, ma ütleks, kui kiriku tugevus. Aga teeme ka lisaks, leiame need uued ühendused, leiame need uued võimalused, kuidas omavahel suhelda, kuidas inimestega maailmas suhelda ja viia edasi seda vaimu tuld, seda vaimu osadust, mis on meie sees. Eeldatavasti, nagu Pauluse meeldib, kui teil see on. Nii et alustame võib-olla sealt, et saame selle ja siis leiame viise, kuidas seda jagada.